Okei, no üks asi on pohvilt minna Martin Helmele lennujaama vastu. No see oli poolkõva natuke, jah. Vanaisa suri ära ja pärandas sulle oma old money. Et see on nagu hea asi selle teatri juures. et seal raha liigub ja... Äkki nii palju, et me oleme väga palju tänavatel olnud. Kuidagi läbi nälja ma sain ka sellest aru, et see on mingid... Ütles küll, et kuule, ära nende klounidega tegemist tee. Raske, aga lõbus. Tere, head vaatajad! Tere! Minu nimi on Maike ja tegemist on uue podcasti piloodiga. Ja. Ja te teete uut podcasti sellepärast, et neid ei ole veel liiga palju. Ja. Väga hea. Me teeme koos hetkel ühte lavastust ja selle tõttu me promome täna seda ja räägime sellest. Aga tegelikult podcast on Trickster Magazine'i ja Von Krahli trupi koostöö. On nii või? Just. Ja teie olete Von Krahli trupp. Yes. Just. Jep. Nii. Äkki me tutvustame ka ennast. Jaa, sinna me nüüd jõudsimegi. Jah. No palun, Herman. Nii, mina olen Herman. Kuhu ma ütlen? Sinna või? Jah. Mina olen Herman. Pihlak. Palun. Markus. Liisa Saaremäel. Karl Birnbaum. Edgar Wunsch. Ja mina olen lektor. Täpselt. Mina olen külalislektor ja vana podcasti hunt kurikuulus Maike. Kõik ei tea, mis on Von Krahli teater. Te teate seda, on ja? Ja. No räägime, mis on Von Krahli teater. Sest see on nüüd uus. Von Krahli teater on see sama vana hea Von Krahli teater, aga lihtsalt uues kohas, uute inimestega. Me oleme nüüd Telliskivis. Me olime enne Rataskaevus. Meie ei olnud, aga Von Krahli teater kui selline oli enne Rataskaevu tänaval. Ja tükk aega ei olnud seal truppi, seal vahepeal tehti ekspeditsiooniga koos asju ja siis mindi eri teid. Ja ei olnud nagu seda püsitruppi ja siis me mingi hetk mõtlesime, et tahaks teha asju. Ütlesime, et me oleme teie uus trupp ja siis me tulime. Ja nii lihtsalt läkski, jah? Jah, kui see läks küll. Seal oli omajagu riski, et kas ikka nagu tuleb välja ja kõik rahaküsimused ja üldse me oli kooli lõpp ja me ütlesime mingeid asju ära, et olla siin. Aga see oli suht lihtne, jah. Kuidagi vist ei olnud siis muid alternatiive neil väga. Et meil oli mingi kohtumine nendega, kus me istusime maha, ütlesime, et jah, meil on mingid mõtted ja me oleme need ja siis see jäi kuidagi soiku. Siis me saime poole aasta pärast uuesti kokku. Küsisime, kas see on ikka veel teema. Nad ütlesid, jah, teeme. Ja siis kuidagi siia sattusime. Ja see on praegu esimene hooaeg meil käsil, et on olnud juba välja on tulnud Jussikese 7 sõpra ja siis Missa kindlates kätes ja Pantheon ja siis see ongi 4. Või tegelikult enne seda oli veel. Ja nälg oli vahepeal ja siis enne seda oli ju ka ooper. Olematud loomad, Atlantis. Issand. Aga see, kus te ise olete trupina laval olnud, aga see on ka võib-olla mingi asi, et tegelikult osa Krahlist on ka see, et see oleks nagu avatud maja ja et siin teeksid ka teised inimesed asju. Ideaalis jah, et see oleks nagu platvorm. Jah. Nüüd on ju Elektron ka meiega siin, et selles mõttes, et ta on ikkagi võrdlemisi avatud või nagu, kui me mõtleme neid nagu trupipõhiseid teatrit, siis võrreldes suuremate teatritega, kus on püsivad näitlejad, siis minu arust Elektron ja Von Krahl on alati olnud sellised kohad, kus nagu tiirleb ka ümber nagu orbiidil mingeid nagu ägedamaid tüüpe, kes võib-olla teevadki nagu, kelle põhitöö ei ole lavastuste tootmine, vaid kes satuvad, et hops, ma olen siin lavastuses nagu korraks lava peal või nagu, et see on minu arust nagu lahe potentsiaal.
Kuule, aga mis te tahate siin teha? Te olete täitsa uued Kraalis ja te olete täitsa värsked lõpetanud kooli ja mis te otsite siit siis? Nagu, aga ma ei mõtle nüüd mingit programmilist asja, aga nagu, mis sa tahad teha? Te tegite Jussikese koos, on ju? See oli nagu päris ise tegite. Ja see oli päris ise tegemine. Vist võib-olla, mida me tahamegi teha, see selgub alati nagu tegemise käigus. Pigem ongi vist see nagu mulle tundub, ma ei räägi kõigi eest, et see algpunkt oleks selline, kus sul antakse üldse see võimalus, et sa saad ise valida, mida teha. Vähemalt minu jaoks on nagu see siin majas nagu hästi tähtis. Et nagu, et me saamegi võtta Riste ja Elo, kes ei ole absoluutselt teatriinimesed, tulla nende kirjutatud materjaliga siia ja öelda, et okei, me teeme nüüd nendega. Me teeme nüüd sellist teatrilaadset asja. Et no, minu jaoks nagu vist see on see, mida ma tahan või väärtustan ka selle Von Krahli puhul. Ma ei tea, kuidas teil on, mida te tahate teha? Ma ei tea, kui ma teaks, siis oleks igav. Et ma tahan lihtsalt värki teha ja selle värgi tegemise käigus aru saada, mida ma teha tahan. Okei. Aga kas te olete mõelnud ka sellele, et kellele te teete? Et mis samu asju te võiksite, milliste inimestega te koos otsite neid asju või nagu jah, kuna me ei tee ise endale asju, vaid me teeme alati kuidagi kellegi teisele või kellegi teisega koos või tähendab, et see tunnistaja peab olema, meie töö ei eksisteeri ilma selleta, et on kõrval kuskil nii-öelda see, sa võid seda publikuks nimetada, kes iganes, aga keegi peab tunnistama seda, tunnistajaks olema, siis on see nähtav. Sa mõtled nagu sihtgruppi või? No okei, ütleme siis sihtgrupp, ma tahtsin natukene rafineeritud olla, aga let's go. Aga hästi huvitav on minu meelest praegu see hetk, et Kraalil ei ole sellist nagu publikut välja kujunenud. Seepärast ma küsingi, et mida te tahate? On kas üldse nagu tahta otseselt kellelegi suunata? Et jah, ja iseendale ei saa muidugi teha seda asju ainult, aga ma ei tea, mina vist ei ole küll oma pika kogemuse jooksul mõelnud, et nüüd kindlasti see on suunatud neile sellepärast. Kõige rohkem võib-olla Missaga, kuna see oli poliitiline teater ja me teadsime, et see on Noblessneris ja piletit saab osta keskmisest jõukam inimene. Sest üldiselt Krahli asjadega, mis me oleme teinud, ei vist ei ole olnud niimoodi, et kindlasti neile. Ja see meeldib, jah? Jah, sest et see lõpuks tuleb ju kuidagi, et sa teed vist seda, mis sind ennast huvitab ja siis lõpuks leiabki see asi need inimesed, keda see ka huvitab. Ja sellest lõpuks tuleb mingisugune grupp, kes hakkab siin käima, mingi kogukond. No. Neid võiks ka ikka sattuda, kes tegelikult satuvad alati esimest korda ja et see, et ei pea olema ainult see meie vanad head sõbrad, kes käivad igat asja vaatamas, vaid et mingi arvamuste paljusus oleks ka rohkem nagu kohal seal. Eile oli lahe, ma olin Baltas seal Türgi, mis iganes kohas, kus sõin mingit juustusaia, jõin õlut. Ja siis tuli üks Soome naine minu juurde, kes oli käinud Jussikest vaatamas, kes oli täiesti nagu lihtsalt üksik Soome naine, oli tulnud Tallinnasse ja otsustanud õhtul teatrisse tulla, siis pani Theater Today ja ta kuskilt teadis, et Von Krahli teater on mingi normaalne koht. Ja siis ta tuli meid Jussikest vaatama. Ja siis küsis, et mida tähendab sõna imeline ja vabandust. Ja siis ma seletasin talle. Okei, aga siis siuke ülesanne siis, et Monoliit Estonia, kes tuleb vaatama, kui sa ütled, et leiab üles, Liisa, et ta leiab meid üles, kes leiab? Kõik võiksid leida üles selle. Kas ka need, kes seal läbi käivad või? Ei, ma mõtlen lihtsalt muidugi seda, võiks kõik leida, aga mis sa arvad, see plakat, see tekst, aga see on siis küsimus on pigem nii, et mis sa arvad, kes siis ilmselt leiab? Kes siis ilmselt leiab üles selle? Aitäh. Võib-olla on esmajoones võib-olla siuke nooremapoolne publik. Kas Triksteri magasini kindlasti leiab üles? Kindlasti leiab üles, jah. Kas me räägime sellest Monoliidist ka natuke nüüd või? Räägime, jah. Räägime, see on siis lavastus, mis esietendub 7. juunil. Nüüd kohe. Natuke vähem kui 3 nädalat. 3 nädalat on sinna. Jah.
ja mis on väga tähtis, et ta esietendab ja etendused on kell 8. Ma just täna sain aru, et tähtis. Jah, just. Ja see eelmise küsimuse kohta mina vist natuke ikkagi sisimas pelgan, et seda etendust tulevad vaatama ka need, kes on sinna tükki juba tahes-tahtmata sattunud, kes on nagu videole jäädvustatud või noh, et muidugi las tulevad ja väga lõbus oleks, aga mingisugune hirm on ikka sees, et oi. Kas te tahate rääkida sellest videole sattumisest ja nendest asjadest või sellest me ei räägi üldse täna? Äkki nii palju, et me oleme väga palju tänavatel olnud ja teinud asju. Jah, et minul oli selline mõte selle kõigega, et ma tahtsin, et me töötaksime palju proovisaalist väljas päris keskkonnas ja siis me töötasime üldse jaanuaris, meil oli esimene prooviprotsess ja siis me põhimõtteliselt olimegi ju minimaalselt. Valmistasime ette Blackboxis ja siis kohe tänavale. Vuntsid pähe ja õue. Jah, vuntsid ette ja õue. Jah. Ja siis sa mured natukene on see hirm, et äkki keegi, kellega on olnud mingisugune olukord, satub. Ja ega sellega midagi vist peale hakata ei ole. See on pigem praegu ikka mõtled nagu... Samas meil ei ole ju kavas kedagi panna imelikku valgusesse või nagu ei olegi. huiata. See ei olegi kuidagi analüüsitav hirm, et nüüd ära tunne nii lihtsalt on. Ära tunne nii. Okay. Aga kuidas see oli kõik see proovisaalist väljas või mu unistus oli see, et esimene kuu aega vist, mis me seal nii-öelda residentuuris olime, üldse ei mõtleks selle peale, et mis me tegema hakkame ja nende küsimusteni me oleme nüüd jõudnud ja nii ja naa. Aga et üldse niimoodi töötada, et kohe vunts ette ja tänavale. Minu meelest see oli suurepärane, sest kõige hullem asi minu meelest selle teatritöö juures on see, et kuude kaupa sa ei näe päevavalgust ja ei saa aru, mis maailmas me elan ja kust puudele lehed tulevad järsku. Et nagu see, et lihtsalt minna ja suhelda inimestega ja olla selles ruumis on nagu mingiks luksuseks muutunud. Ja see on väga mõnus. Ja siis ei teki ka seda tunnet, et ma ei ole enam kontaktis selle maailmaga, vaid et see materjal nagu tuleb maailmast. Ja. Meeldib inimestega niimoodi suhelda ja kokku puutuda ja... No mõõdukuse piires. Ja see, et me läksime välja ja me sattusime kohtadesse, kuhu vist nagu reaalselt muidu ei satuks. Ja veel nagu niimoodi, et kui muidu võtad sinna kaasa võib-olla mingi enda hoiaku, siis nüüd lähed mingi uue, nagu sa lähed mingit asja ajama sinna. Ja see nagu otseselt ei ole enam tähtis, mida sa nagu ise mõtled või kuidas, mis hinnanguid sa annad, vaid sa lihtsalt lähedki nagu kohtuma selle, ma ei tea, ma tahtsin öelda ollusega, aga see pole päris õige. Või et me käisime, ma arvan, seda võib öelda, et me käisime seal Bombay kasiinos ja klubis ja seal. Seda ikka võib ju rääkida. Et me käisime seal Bombay kasiinos, kuhu ma arvan ka muidu niisama poleks läinud. Ja me ikka preppisime väga kaua, et kuidas siis nagu rikas olla. mis on nagu tegelikult väga huvitav. Nagu ikka 2-3 tundi, mis sind nagu teeb siis rikkaks või nagu, kas mul üldse on garderoobis asju, mis nagu... Google'dad how to be rich. Ja kas me saime hakkama sellega ka või? Minu just me olime ikkagi, me olime uusrikkad. No see oli poolkõva natuke. Me ei saanud hakkama enda jõukusega. No olgem ausad, me läksime kasiinosse, võtsime selle minimaalse 40 eurot panuse ja mängisime selle maha ja läksime nutuse näoga õlut jooma. Kõige odavamat õlut. Välja arvatud Edgar vist ei olnud uusrikas või Edgar oli just uusrikas? Ei, Karl pidid olema vanarikas. Mina olin vanarikas. Karl oskas old money. Herman ütles, et ma sain hakkama. Ja see oli väga old money, mina küll. Täpselt see, et see oli sinu jaoks nii okei olukord. Et siin ei olegi mingisugust, et ma peaks kuidagi tõmblema või tegema ennast suuremaks. Ma olengi see, mis ma olen. Ega mina mäletan küll, et mina jälgisin vist eemalt olukorda, kui Herman ja Karl olid pokkeri lauas. Ja kuidas ikka mul ei tekinud küll mitte mingit kahtlust Karli osas.
et seal raha liigub ja ja mul pole mingit küsimust. Enda osas tekkis küll. Eriti siis, kui ma sõin kõik võimalikud, pakuti tasuta pähkleid, siis ma sõin kogu kausi tühjaks. Ülihead oliivid olid ka. Kus te saite neid? Pakuti. Kus kohas? Üsime baarist jooki ja siis nad tõid meile. Ja me saime krevettisabasid. Krevetisabad ja kõik mingid frititud asjad toodi ikka. Me olime ainsad inimesed, nad harjutasid selle jaoks, kui päris inimesed. Päris inimesed. Oota, aga kas Edgaril ei olnud ka mingi teine positsioon, et kas ta ei olnud see, et mingi glow rich või? Rich glow, mingi siuke asi oli. Glow up või? Rich glow. Või nagu see, kellele jääb see külge. Kurat, Maike, sul oli minu arust rahale lähedal seisev isik. Ei, Edgar oli lacrossi mängija ju. Edgar oli uus rikas. Kriketi kroketi mängija olin mina. Kas kroket, siukest mängu ei ole mees olemas üldse? No Edgar ütles, et on. Ei ole, ta ütles kriket. Ma pean tunnistama, et ma ütlesin kroket. Ütlesin kroket. Nagu vestlustes ja ütlesid kroket. Jah. Aga mingit siukest spektrit anda, siis meie ikkagi, me töötasime ööklubides, ühistranspordis, kus veel? Metsas. Metsa sattusime. Riigiasutustes. Uusarendustes, tänavatel. Uus. Produtseerisime saateid. Jah. Jah. Jäime võib-olla, seda võimalust nagu nii on, aga võimalust kunagi laenu võtta, siis selle pokkerimänguga, kus ma kogu mu raha kaotasin, ilmselt see läks ka allamäge nüüd. Et ma ei saa, nüüd on, vist ei anta ju laenu inimestele, kes on hasartmänguga. Antakse ikka. Ei see on... Kaotasid 40 €. Ei, siis kui sa oled seal, kui sa ennast registreerid ära sõltlasena, siis ei saa. Jah, sul on suuremaid probleeme. Laenu ei anta. Ma arvan ka. No ja siin, kui me tegime seda, kui tuli see hetk, et me peame nüüd seda podcasti tegema, siis me tutvusime selle Triksteri ajakirjaga ja et mis ja kus ja siis tekkis tunne, et tegelikult on natukene tore kummaline kooslus see, sest et see on hästi ilus ja viimistletud see ajakiri otsast lõpuni, kus mainekahjud on mitte isegi minimaalne, aga ütleme, et seda ei olegi. See on välistatud. See on välistatud. Siis teie olete nüüd tegelenud 3 kuud, 4 kuud, mai on juba, mai on 5. kuu. Läheb siukse mainekahju piiri peal mängimisega tänu sellele, et... Ja midagi ei ole viimistletud. Ja tänu sellele, et ei ole teatriruumis oma tööd teinud kuskil pimedas blackboxis, vaid... Mis mõttes ei ole viimistletud? Me ei jõua sinna kunagi kohale, et oleks viimistletud. Me liigume kogu aeg. Kogu aeg liigume, aga see ikkagi midagi on ikka liiga räpast. Räägime siis sellest mainekahjust natukene. Kuidas sellega on noorel näitlejal diilida? Nendest asjadest... See võib olla teie viimane šedööver. Viimane räpane. Viimane šedööver teatrimaailmas. Te olete minuga koos pitsat tegema. Ma ei tea, minu meelest see mainekahju, need hetked, kus need olukorrad, kus need hetked on tekkinud, et just kui kogu maailm nüüd kukub kolinal kokku, siis tegelikult nüüd tagantjärele, kui need asjad on tehtud või nüüd kohe veel tulemas, siis see ei ole üldse nii hull, see tunne, et see piir on palju ambivalentsem, kui vist endale tundub ka see mainekahju. See mainekahju on enamasti täielik bullshit, tundub ausalt öeldes. Või ta on nagu, ta ei ole nii fikseeritud, et kus siis jookseb see piir, et siit ma lasen endale jalga. Sa annad kogu aeg släkki talle. Lähed kogu aeg mainekahjule lähemale. Seda ta tahad öelda. Ja see on väga hea flirt mainekahjuga, see on fantastiline, ausalt öeldes. Karl. Mina olen vist kõige suurem mainekahju politseinik siin. Mulle endale vähemalt sina oled küll, teised on ka nõus. Aga mainekahjusid on ka erinevaid. Ma vist räägin, siin on ka nagu erinevaid aspekte, et üks mainekahju on lihtsalt see, et kui päriselt teha nagu, operatsioon Megamaga, küll varsti näete ja saate teada, mis see oli,
aga teised asjad on mingid võib-olla natuke ambivalentsemad kohad, kus me oleme omadega käinud. Ühesõnaga, et kui sa saad aru. Üks asi on pohvilt minna Martin Helmele lennujaama vastu, on ju, ja teades, et seal on kõik Delfi ajakirjanikud, on ju. Et üks asi on siuke nagu Reckless Sierraga sein maha, on ju. Aga teine asi siin võib-olla seda veel ei avaldaks. Need teisi projekte, millega me oleme töötanud, kus... Seda metsaskäiku või? Metsaskäiku? Oota, räägime sellest. Räägime sellest. Sest mina tean, mina isiklikult olen kursis sellega, et Markusel oli raske sellega. Markus, kas sul oli raske? Miks raske oli? Mainekahju. Asi ei ole mainekahjus. Asi ei ole mainekahjus. Asi on selles, et kuna see kõik on üles filmitud, nii see hetk, kui see, kui me pärast sealt tuleme ja kuidas me seal reageerime, siis nagu lihtsalt iseennast on raske vaadata sellistes olukordades. Et asi ei ole minu mingis mainekahjus, vaid lihtsalt, et mida vittu. Võib-olla kontekstiks ka sellele, kes seda asja peaks vaatama, siis see oli siis see hetk, kus me läksime Martin Helmele, kes just saabus Trumpi inauguratsioonilt Ameerikast. Oma punase nokatsiga saabus lennujaama ja EKRE sisegrupis info, mis meile lekkis, tuli siis info, et kõik EKRE fännid ja üldse kõik inimesed maailmas on väga oodatud sinna lennujaama, et võtta Martin Helme siis suurejooneliselt vastu ja meie saime aru, et see on meie hetk, meie koht, kus meie peame aitama. Aitame siis sellega, et teha see sündmus suurejoonelisemaks. No nagu olümpiavõitja, sest et see üleskutse oli Facebookis, see ei olnud isegi nii, Facebookis oli üleskutse, et Martin Helme olümpiavõitja tuleb koju. Ja Eesti rahvas peab minema teda vastu võtma. Aga tegelikkuses... Seal oli tema ema ja isa. Ja teie kolmekesi. Ja siis ajakirjanikud. Ja perekond Poolamets. Oota, aga ma tahan ikkagi siia Markuse juurde... Te saite pere siseringi. Kontekst on. Ja, ma tahan veel siia tagasi tulla, et kas see pigem on see, et sa tahaksid nagu ise ennast eemaldada sellest nagu dokumentatsioonist ja üldse sellest asjast või sa lihtsalt ise ei suuda seda vaadata? Ma lihtsalt ise ei suuda seda vaadata. Okei, selge. Nüüd on kõik selge. See on päris valus. See on päris valus vaatamine. Kas sellepärast, et sul ei meeldinud su kostüüm või? Jah. Sest ma saan aru, et te väga tundlikud selle koha pealt, mis teil riides on. Aga mulle ikkagi meeldib see, et lõpuks see, mida me nagu ajame, on see, et me aitame. Ja selle puhul, et me aitasime midagi või kedagi, millega ise nii väga nõus isegi ei ole, aga ikkagi lähed teed seda. Ja siis lähed tervitadki. Ja ilmselt sellepärast on ka mingi kuidagi konflikt enda sees. Ja sellepärast ka, et meie eesmärk oli ikkagi minna Martinit kallistama. Jah. See oli meie eesmärk. Kallistada teda, kallistada kangelast, kes on tulnud Eesti sugu uueks looma. Te ei saanud kalli või? Aga me ei saanud seda. Siis me küsisin pärast pilti, küsisin, et Martin kalli saab. Ei. Aga te üritasite ikkagi, jah? No me üritasime, aga... Kas ei olnud sellepärast, et Evelin ütles, et ära tee või? Anti Poolametsa naine Evelin. Evelin? Ütles küll, et kuule, ära nende klounidega tegemist tee. Mille peale Martin ütles, et tegi, aga nad ju lihtsalt laulavad. Mida me tegimegi? Me lihtsalt laulsime. Mis on tõsi? Teil jäi kõik asjad tegemata isegi. Just. Ja mis oli tõsi ja siis see kõik oli väga sõbralik ja tore. Nüüd ma küsin, nüüd te olete septembrist saadik teinud, olnud Kraalis. Ja isegi augustist, jah. No okei, augustist saadik olnud Kraalis. Te lõpetasite näitlejatena kooli ja nüüd te olete hakanud shiftima näitlejatest kuskile teise kohta. Jussikesega ei olnud te enam ainult näitlejad. Tähendab, teil on nagu fookus kuidagi mitmekesistub või? Te ei vaata ainult ühest ameti
seisukohast, vaid mitmest juba. Ja nüüd see on läinud veel kuskile järgmisesse kohta. Et Eks sa mõtled nagu, et näitleja, autor, lavastaja, kõik asju korraga, jah? Näitlejal on üks vastutus, aga te olete sellest vastutusest läinud nagu kogu aeg aina kaugemale ja natuke rohkem seda vastutust juurde ja juurde võtnud, sattunud võtma, seda ma ei tea, aga see on juhtunud. Jussike, on nii või? Ütle kohe, kui ei ole. On nii ju? Ikka on, selles suhtes on see, et ma võib-olla enne jäi ka segaseks, mina ei lõpetanud just kooli, et mina ikkagi olen... See on selge. Mina olen vanem, et ikkagi küsimus oli 4 tüübile praegu, aga mina kõrvalt nägin küll, et see on juhtunud. See on juhtunud. Mu küsimus siis, üritan siis, mul on raske küsimusi teha. Küsimus on siis selles, et kuidas see on muutnud teie seda teatri... Ma ei oska öelda. Et kas teater on muutunud tänu sellele teie jaoks? Jah, aga minu jaoks vist ei ole nagu muutus olnud, see oli juba kooliaeg ka. Meil päris tugevalt see, et me vist ise ka teadlikult distantseerisime sellest, et me ei ole ainult selle ühe ameti peal, vaid me teeme nagu veel asju hea meelega, et me ei ole kuskil... Et see on orgaaniline. Ja elevandiluus tornis, vaid et päris tihti me võtsime pärast etendust lava ise maha ja olime nagu tehnikute rollis või siis korraldasime festivali või ühesõnaga see nagu on loomulik. Pigem on see vastutus lihtsalt suurenenud, et kui enne sa rohkem ikkagi vastutasid iseenda ja enda kooliaja eest, et nüüd on siis tõesti, et me peame nagu mingi teatri käima tõmbama. Ja te vastutate piletimüügi eest. Jah, ja selle kunstilise sisu eest rohkem või et see peab olema natuke suurem, laiem vaade kogu sellele asjale. Mida enne oli kuidagi seda tehti küll meie eest. Ja mind näiteks tihtilugu kunstnikuna protsessis ruineerib suur vastutus sellepärast, et see on nagu mingi raske märg, ma ei tea, mis asi, mingisugune mu kukla peal, mis natuke vajutab mind kogu aeg alla, sellepärast, et ma pean mõtlema, vastutan teiste inimeste eest, ma vastutan eelarve eest, ma vastutan selle eest, kas tuleb keegi, kas keegi tahab, teeb intervjuud, kas keegi fucking kirjutab arvustuse, kas keegi nagu neid on nii palju neid väikseid asju, mille eest vastutada. Ja vist mind huvitab see, et kuidas see tunne on nüüd, sest koolis, ma saan aru, koolis on hästi palju isetegevust, koolidel pole raha, anyway, see on loomulik, et kõikides kultuurivälja õppeprogrammides on see, et sa teed ise orgunnid, ise teed, ise ehitad, ise lammutad, aga sa oled lihtsalt üliõpilane in the end of the day. Aga nüüd on natuke teine see. See on huvitav just, et ma praegu mõtlen tagasi kuidagi läbi nälja, ma sain ka sellest aru, et see on mingid asjad on see, et sa saad esimest korda teha ja sul on see esimest korda tuhin nagu sees. Aga kui see otsa saab, siis see crash on ikka nii palju suurem, kui ta oli nagu kooli ajal. Või kui kooli ajal on see, et mingi lavastus saab läbi, sai läbi, küll mulle antakse järgmine. Aga nüüd on see, et nagu tegid mingi asja valmis, null, tühjus või nagu kukudki. Või nagu mul on nagu küll seda olnud nüüd juba isegi selle esimese aasta jooksul vist. Ja post-performance blues. Ja, just. Selle asja nimi. Nüüd pärast esimesi saabki teada, mis see on, kuidas see kõlab. Sina minu meelest, ma ei tunne sind ka väga kaua, aga minu meelest sina tegeled küll ülihästi selle post-performance bluesiga. No mul on jutti. Minul on alati nagu jutti pannes see on vist see taktika, kuidas seda vältida, aga seda väga kaua vältida et sa ei pidurda kunagi. Ega ma arvan, ma millestki ilma ei jää nüüd selle protsessi lõpus. Mul tuleb ikkagi, kõik tuleb tagant järgi see nagu pingelangus ja kõik nii. Aga mis mul näiteks, mina tunnen ikkagi kogu aeg, et ma olen kommunikatsioonis luuser. Aga ma arvan, et see nagu lavastuse tegemine näiteks, seda kommunikatsiooni ongi nii palju, et selles nagu excellida on ka tundub, et see ei saa olla su eesmärk omaette, et niikuinii mingi osa kommunikatsioonist lohiseb. Aga see on mingi siuke küsimus, on kogu aeg tunne, et sa oled kellelegi võlgu. Okei, aga mul on Liisale üks küsimus ka, et 4 meest, mis sellega on? Et sa otsustasid oma lavastuse teha
jah, no okei, selles suhtes, et ma ei hakanud neid mehi linna pealt kokku korjama, et meil Need olid sul võtta. need olid mul võtta tõesti. vedelesid nurgas tegevuseta. ja mingisugune oli vaja leida tegevus. mingi mõte sellest nagu tegevusliidriks olemisest ja ka rühmitusest oli juba varasemalt olemas ja et seda veel rohkem radikaalsemaks teha, siis need 4 tüüpi mulle tundus väga hea viis ja tegelikult mind natuke ennast intrigeerib, et ta on kuidagi counterintuitive see, et praegu panna lavale nagu 4 meest mingit asja tegema. Et noh, on nagu mingi koht, kus seda võib-olla mitte kõige seksikamaks lahenduseks pidada hetkel. Kas sa oled saanud juba tuttavatelt ja inimestelt mingid siukseid imelikke küsivaid nägusi ka selle kohta või? Ei ole. Ei ole. Kõik tundub äärmiselt normaalne ja mitte üldse kahtlane seni. Ei, tõesti ei ole. Aga ma ei tea, võib-olla ei ole ka nii palju seda veel nagu kuulda olnud, et me ju alles ka turundusega selles plaanis alustasime, et äkki tuleb mõni küsimus. Igaks üks 4 mehena ei lisaks midagi. Jah, keep your opinions to yourself. Aga mul oli hästi oluline, et Maike, sina oleksid dramaturg ja mingi, noh, et ma, kuna see protsess oli selline, et tegelikult selle protsessi dramaturgia loob ka seda lavastuse dramaturgiat, siis dramaturgi roll oli hästi oluline ja et ma tundsin, et oleks tore, kui natuke mingit tasakaal oleks seal nagu ruumis. Jah, 4-2. Jah. Aga kuidas teil on läinud see 4-2 protsess? Minu arust on inimesi nii palju, mina ei oska öelda. Tõesti, minu jaoks on see nii uus. Ma ei suuda, ma sain vist aru, et tegelikult mu peas on väga raske üle 2 laval üldse nagu fantaseerida vist. Räägi, oota, lähme, Maikel oli see küsimus. Üleminek lavakast Von Krahli, what's up? Mis tunne, kuidas sa tajud seda, mis asi see on üldse siin, mis on Von Krahli teater? Mis see sinu jaoks tähendab? Miks sa siia tuled? Sa võid ükskõik kust alustada. Lavaka lõpus mina ei kujutanud ette mitte ühtegi viisi edasi toimetamiseks kui midagi sellist. Võib-olla oli kujutlusvõime oli nagu nõrguke, aga mina ei kujutanud ette end vist mitte võib-olla ilmtingimata selles kohas, kui me kuidagi kokku tuli see mõte, aga et ta oli see mõte, et teha seda kuidagi teiega ja pluss veel need inimesed. Ja see üleminek ta on olnud suht reits, ausalt öeldes. Ega ta lihtne ei ole olnud. Sest et järsku ja sest et see vastutus on tõesti hoopis teistsugune, sest et ma ise olen aru saanud, et ma nüüd lisaks see, et okei, et see töö, mis me teeme, et me niikuinii vastutame ka üksteise eest, oma tööde eest. Aga ma sain aru, et fuck, ma pean ka vastutama mingi siukse asja eest, et ma ise pean ka olema väga avatud ja väga tundlik selle osas, mis toimub üldse maailmas selleks, et seda tööd siin teha nii, nagu me tahaks teha. Mis on see, et ei oleks fucking dissonantsis ümbritseva maailmaga. Et ta ei oleks nagu, et me ei hakkaks mingit kuradi paska tegema või me ei hakkaks tegema täiesti mingit asja, mis ei ole mitte kuidagi seoses maailmaga. Ühesõnaga, et see on mingi asi, mis on raske, aga lõbus. Aga kuidas sa diilid selle vastutusega? Lihtsalt brave face, game face on ja lähed või? Ja vist ikka jah. Jah. Ja ega ta ei ole selline, et ta nagu päeva haavalt ka nagu selgineb natuke, et mis ta on. Et see on vist ka, et alguses tundus, et okei, tuleme siia Von Krahli teatrisse, peaks kohe kunstilise fucking manifesti kirjutama ja
mingit seda, aga et see ei ole, et ükskord jõudis kohale, et okei, see ei ole üldse nii. See ei ole üldse nii, nagu ise olen sellest mõelnud või nagu inimesed räägivad. Et see on tegelikult, et sa iga päevaga midagi nagu selgineb ja. Ma lihtsalt mäletan selle vastutuse koha pealt sinuga just seda hetke, kui me istusime ühel Von Krahli avamisel, vist istusime hommikul härra Mardiga seal tehnikute laos. Kui me saime aru, et õllekraanist veel tuleb õlut, sest et baar on kinni läinud. Seda tuleb sealt alati. Muide, fun fact. See on vist otseühendus mingi pruulikojaga. Vist alati tuleb. Ja just see, kui Mart ütles ära mingi siukse lause, et te peate selle tehte ära tegema või et te peate üle hüppama sellest latist. See oli küll see hetk, kus me veel hetkel järgmine hommik vaatasime üksteisele otsa. Mart küsis meie käest, et Mart Kangro, me olime kolmekesi, olime Mardiga, neljakesi siis koos Mardiga olime seal laos. Siis ta küsis meie käest, aga mis te teete? Siis me hakkasime hämama midagi. Ei, aga mida te teete? Mida te nagu tegema hakkate? Mis see on, mis te teete? Ja siis me olime kõik vajusime tooli niimoodi. Me ei tea, mis me teeme. Oota, siis ta ütles, et te peate selle tehte ära tegema. Et mida te tegema? See on seesama, see mingi nagu asi, millega me tegelikult peame nagu kaudselt diilima, mitte küll igapäevaselt, aga just see, et on mingi vana kraal. On see 90ndate algus, on see Peeter Jalakas, kõik need suurvormid, kõik need Ameerikad, kõik need mingid asjad, mis on nagu ees siin ja me oleme nüüd need järgmised tüübid. Aga mind on alati nagu inspireerinud see, et mina tegelikult nagu selle aja kraali asju ei ole näinud midagi, sest et mina elasin ju Kuressaares ja mina tulin siia alles mingi 2012 või. Kõik, mis enne oli, mul ei olnud aimugi. Et sageli see, millele viidatakse, mul on hea meel, et ma tegelikult ei olegi saanud, et mina ei saan just puhtalt sellele nagu vaadata. Ma võin rääkida või lisada, nii palju võin lisada küll, et nagu selles mõttes minu meelest see on ka orgaaniline protsess olnud. Et kuna Kraal on nagu väike teater ja selle väiksuse juures on siin väga nagu profid inimesed, kes vastutavad oma siis valdkonna eest siin majas. Et see on ka nagu paratamatu, et meie kui inimesed, kes siin nagu toimetavad, et me peame tegema tutvust nende erinevate valdkondade ja erinevate asjadega. Ja see on normaalne või nagu mul ei teki mingit painavat vastutust või mingit koormat endale õlgadele. Ka tänu sellele, et meie trupp, meie pluss siis Kristina ja Kristel, et meie saame seda vastutust jagada omavahel, kui kellelgi jookseb kuul kokku ja öelda, et kuulge, et abi palun. Ja siis on Juhan veel ja inimesed, Jaak, kes nagu on alati valmis aitama ja nõustama või nõustama, vaid kaasa mõtlema. Et selles mõttes on nagu normaalne, et me ei tee seda. Et see on nagu hea asi selle teatri juures või selle tugistruktuuri konteksti juures. Et kui jookseb kuul kokku, siis ma ei ole selles üksi. Ja et võib-olla ei kõlama see, et see vastutus on küll suurem, aga see ei ole halb asi. See on see, mida me tahtsime. Mõnes mõttes, kui me hakkasime enne, kui üldse see kraal meie ellu ilmus, see võimalus, ja me käisime lihtsalt puntina koos, siis tegelikult seda me tahtsimegi, et meil oleks vastutus enda asjade eest ja et me saaksime ajada asju nii, nagu me tahame ajada. Ja hetkel on see võimalik. Aga jaa. See on nagu, kui sa saad kui sa oleksid see, mitte vanarikas, aga Old money või? Ei, old money. Old money. Jaa, vanarikas siis. Old money, jah. Millele sa otsid old money? Old money. Ütleme, et kui sa oleksid, see on põhimõtteliselt nagu see old money kai situatsioon, dilemma, mille eest te olete. Et te olete uus, vanaisa suri ära ja pärandas sulle oma old money ja ütles, et hoia seda, aga mitte ainult, et ka kasvata seda. Ja see on see vastutus. See on see nagu, mida sa, ma saan aru, et võrdlus on brutaalne, aga põhimõtteliselt see on selline asi, kui sulle antakse mingi
sihuke tugeva ajalooga institutsioon. Sellepärast ma küsisingi selle vastutuse kohta või? Aga samas nagu see, et seesama soomlane tuli Kraali teatrisse, kui ta oli Tallinnas juhuslikult. Et järelikult seesama vanaisa old money kehtib veel. Ja nagu ta kuskil teab, et ahah, Kraal on nagu... Kristjan Smets, come on, koht, old tulla. Money. Just. Et see vastutus on real. Ja, aga ta ongi siuke asi, mille eest või nagu kui sa alguses ütlesid, et meie lohutuseks võib öelda, aga me ei vaja nagu seda lohutustest meil ka mingis mõttes nagu Liisa mõttes meil nagu ikkagi puudub tegelikult täielik kontakt selle nii-öelda originaalse trupiga. Okei, meil on küll nagu Juhan, kes räägib neid lugusid sellest ajast. Oi koormus. Aga ma tegelikult ei ole näinud neid lavastusi. No ja sellepärast ma võrdlengi seda vist old money'ga, sest sa ei tea, mida su vanaisa pidi nagu tegema selleks, et siia jõuda. Selles suhtes mind isegi üllatas see üks, et kui see asi siin algas peale ja nii, et kohe esimesed küsimused tulid sellega, aga kuidas te sellega, et võt nüüd on küll ikkagi see võrdlusmoment. See ei olnud üldse mingi küss, millega ma oleks tegelikult just nimelt sellepärast, et mina tegelikult mul ei ole aimu, mis see oli. Aga Liisa, kuidas sina siia sattusid Kraali? No mina olin vabakutseline. Ta on rahale lähedal seisev isik. Ta lihtsalt, ta vaatab, kus old money. Old money omanikku vahetab jah. Et ma olin vabakutseline ja siis Juhan vist ja Jaak tulid arutama seda mõttekest, et äkki ma liituks Kraaliga ja siis ma olin vist ka sellises kohas, et jah, et mulle meeldis ka väga vabakutseline olla, aga et ühel hetkel ikkagi tulevad uued projektid ja siis sa jälle panustad sinna, et luua kõik need inimsuhted sinna ümber ja siis see protsess saab läbi. Ja kui niimoodi projektipõhiselt päris pikalt panna, see on ka mingis mõttes üsna nagu tõmbab läbi. Et tore on see, et sul on üks maja, kuhu seda nagu investeerida kogu aeg või see trupp või et mingi sellise asja järgi tekkis mul ka mingisugune tahtmine. See vastab ootustele. Ja nagu seda küll, et sa mitte kunagi tegelikult ei kujuta ette, kui intensiivne see saab olema. Või mõtled niimoodi, et hakkab peale ja siis te hakkate vaikselt kuhugi minema ja et kõigega jõuab nagu harjuda. Aga minu mõelest see aasta on ikkagi pea ees kohe siis nagu, et retsit intensiivne on olnud. Mis on vist selles suhtes vastab sellele su küsimusele, et kas on ootuspärane, et jah, tegelikult vist nagu ma mingis mõttes arvestasin sellega, kuigi ma nagu ei uskunud, et see päris nii intensiivne on, aga mul on pigem hea meel selle üle, et kui me nagu mõtleks ja üle mõtleks neid asju, vaid et pigem tegutseme. 7–18 juuni 8 etendust. Monoliit Estonia, Herman, Markus, Liisa, Edgar, Karl. Ja Maike. Maike. Hendrik, Urmas, Saša, Tom. Lisainfo aadressil www.vongraal.ee. Tšau! Tšau!